ikka ju. No nii. 21. sajandi kodu Lahemaal. See on arhitektuurivõistlus ja ei ole ka. See on natuke rohkem vähem, püüab olla kui lihtsalt arhitektuurivõistlus. See ülesanne on püstitatud ja see ülesanne on püstitatud arhitektidele. Lahemaa on aastakümneid, õieti see administratsioon on tegelenud selle Lahemaa pärandi kaitsmisega ja see on väga edukas töö olnud. Kui võrrelda nüüd naaber Lahemaaga külgnevaid alasid, siis see töö on olnud tulemuslik, seda kindlasti öelda. See maailm, mis seda Lahemaad ja pärandit on loonud ja mis on teadvustunud, see väga suuresti paistab sellesama Kristjan Raua söejoonistuse peale. See on ühes mõttes, see on loogiline, see on konservatiivne. See on idüll ja see on üks möödunud aegade elamismudel, mida Kristjan Raud juba 38. aastal mujal ei leidnud kui Lahemaal, Pedaspealt, mis oli täiesti põllumajanduslikus mõttes maha jäänud küla võrreldes näiteks, või no üldse majanduslikus mõttes maha jäänud võrreldes näiteks Käsmuga. Need vanemad kihistused, mida siin on märgatud erinevad vaatlejad läbi aegade, need on rehielamud ja mõnel õnnelikul juhul nad on säilinud. Mõnel juhul on nad isegi suudavad täna kanda enda sees elamisfunktsiooni. See on väga harva küll. Aga valdavalt rohkem saab neid kasutada siis suvilatel. Miks? No nad on teadagi väikesed. Kui vaatate neid mõõte, kitsad. Siin on üks hoone, mis on jõudnud oma otsaga Vabahu muuseumisse ja sinna ta sobib sama hästi kui Lahemaal. Sellele elamiskultuurile on Lahemaal ka varem tähelepanu pööratud. Juba 30. aastatel või veelgi varem kalameestele võetud ajakirjas anti hinnang vanale ja koledale arhitektuurile. Näe siit tagant otsas, siis on kirjas, et kõige viletsam kalamehe maja Polgas ehitud umbes 80 aastat tagasi. Järgmine pilt, mille allkiri on üks nägusamatest praegusaegsetest kalameeste majadest Polgarannas, ehitud 1921-22 aastal. Sinna vahele mahub väga erinevat arhitektuuri ja teatud moel näeb siin sellist arengust loomulikult. Ma ei julge nii nagu jäigalt öelda, et siin on Lahemaal ainult 2 tüüpi maju, vaid neid on ikkagi rohkem. Siin on väike ekskursioon läbi selle Lahemaa, mille me panime võistlustingimuste juurde. See pärand on mitmekesine, see pärand värviline puust ja kivist. Kiiremini tead nii palju vanu majade pilte näinud, et mõtleme ära. Miks siin vanade majade piltid nende võistlustingimuste juures on? No, nad on tausta andmiseks. See on omamoodi viisakas tunnustada Lahemaa valitsuse pikaaegset tööd. Tegelikult väärtuslikku ja selle keskkonnaga arvestavat pärandit on loodud ka peale 30 aastat. Aga see on osa sellest Lahemaa kaitsmise kultuurist on seda teadvustada ja sõnastada ja näidata võistlustingimusena ka. Mis veel? 30. aastatel ja juba napilt 20. jõudis
Lahemaale A-tähega ametnik nimega arhitekt. Ja teda varem oli A-tähega arhitekte mitte koolitatuna siis iga mees tegi ise, aga just 30. ja 20. maareformide käigus moodustati spetsiaalne põllutööministeeriumi juurde amet, kus pangalaenu eelduseks ja maa saamise ja harimise ja kodurajamise eelduseks oli, et see peab olema arhitektiprojekt. Suur läbimurre Eesti arhitektidele. Nad hakkasid kujundama Eesti maa-arhitektuuri. Ja nüüd huvitav viide veel selle juurde. Meil on siin pildil Erik Nõva, August Volberg, Edgar Velbri. 2 neist õde-venda on pärit Lahemaalt, Muuksi külast. Nende käekiri on mingil kujul kujundanud üle-eestilist ehituspärand, sest Asuniku talu formaat kui selline või projekt, see on üle-eestiline, Eesti mõistes globaalne nähtus, mille juured omal moel poeetilisel kombel paiknevad siin Lahemaal. Neid mehi muidugi oli rohkem kui ainult 2 inimest, Erik Jakobi ja Anton Soans, kes algul kujundas nende noorte. Erik Nõva vaatab praegu hindava pilguga Edgar Velbri käes olevat projekti maketti. Nüüd räägimegi majadest veel enne kui Lahemaa ja projekt ja asukohtadest. Lahemaa laias laastus jaguneb 2 tüüpi maastikid. Klindipealne sisemaa ja klindialune rannamaastik. Ka need külade tüübid erinevad mõneti ja eriti hoonestuse tüübid ja hoonete iseloom ja kõrgused, suurused ja mahud. Tegime võistlustingimuste juurde ühe väikese kirjelduse, kuidas sisemaa ja rand on käinud küll paralleelselt arengut teatud maani ja ilmestamaks seda, et kuivõrd erinevad on need hoonemahud olnud. See võib olla natuke kallutatud, see informatsioon, aga see oli meie võistlustingimuste koostajate privileeg teha sellised võistlustingimused, mis toob seda esile ja välja. Me jõuame sinna, et selle arhitektuurivõistluse eesmärk ei ole leida lahendus tüübipõhiselt, ehk siis rehielamu põhiselt näiteks, vaid pigem sellise kultuuripõhiselt rand versus sisemaa. See ajalugu on siin põgusalt näidatud 4 slaidil, kus te näete sisemaa rehielamut ja ranna rehielamut, siis sisemaal võis see paisuda 34-kordseks võrreldes ranna rehielamut. Sellel on omad põhjused, iga targem inimene saab aru, miks rannas ei olnud vaja suurt rehielamut. Ka hiljem, kui rehielamud kasutuselt kadusid, võis märgata mõnes kohas sellist traditsiooni jätkumist, kui sisemaa hooned on suuremad, võib-olla siis inertsist, ja rannahooned väiksemad kalurimajad. Ja meie väide on, et 20. 30. aastatel võis see pilt siis pigem rohkem ühtlustuda kui kunagi varem. Ja Asuniku talu ja seda poliitikana propageerimise tulemusena võis selline hoonetüüp leida ennast Võrumaalt või Saaremaalt või Lahemaalt. Umbes selleks ajaks lõppeski Lahemaal ranna ja sisemaa erinevus. Meie väide on seda. Nüüd meie poeetiline visioon selle võistlusega on tuua see taas välja ja võimendada seda, et tuua selle võistlustingimustega see esile.
Üks slaid enne võistlustingimuste pilti on veel, mis näitab seda kunagist rehielamut. Kui need hooned olid küll väikesed, siis mõnes mõttes ei olnud ka. Pool aastat suudeti elada väikeses toas, teine pool aastat kolis traditsiooniline elamismudel nägi seda, et pere kolis siis laiali erinevatesse abihoonetesse. Siit me jõuame selleni, et see ülesanne, võistlusülesanne ei keskendu ainult majadele, vaid talule või sellisele. Ja võistlusülesande eesmärk on siis leida taluhoonestuse lahendus. Ehk siis mitte üks maja, vaid 2-3 maja komplekt, kuni 4 maja komplekt. Ja kui väga täpselt nüüd võistlusülesande pilti näidata, siis ongi ülesanne kas võimalus lahendada üks või teine rand või sisemaa või siis mõlemad eraldi tööle. Ja kui kaugemalt inimesed ei näe, siis ma kirjeldan ära, siin on see erinevus on, et randa oleme võistlusülesandes nõudnud natuke väiksema hoone lahendamist, sisemaale võimaldab natuke suurema hoone lahendamist. Kinnistu suurus, see suurem raam, ehk siis see ei ole kinnistu suurus, vaid see on õueala tähistus. Umbes sellisele alale peaks see hoonestus ära mahtuma võistlusülesande. Need on tingimused antud selleks, et žüriil oleks võimalus töid võrdsetel alustel. Samuti oleme andnud ehitusalused pinnad enam-vähem võrdsed nii randa kui sisemaale. Jälle selleks, et mingil põhjusel laisemad arhitektid, võiks öeldada, et anname sisemaale natuke suuremad alad lahendada. Siis mõned laisemad arhitektid ei viitsi seda lahendada, sest see on suurem töö. Siis nad hakkavad ainult randa lahendama. Ja sellepärast määrasime, et teeme võrdseid ehitushooned alad. Mis kaasaegne elamismudel minimaalselt on? Me määrasime sellega, et see võiks olla 130 ruutmeetri peale võiks üks kaasaegne pere ära mahtuda. See on elamispind, pluss abihoonete ja abifunktsioonide pind. See on jälle muidugi individuaalne. Suvitamised võib-olla nii palju pole vaja. Elamised mõnikord on rohkem vaja. Aga võistlusülesandades midagi peab määrama. Ja et need tööd tuleks võrdsed ja žüriil oleks võimalik kuidagi hinnata, siis me leidsime, et see on optimaalne. Siis mille poolest me veel eristame seda randa ja sisemaad? Kaasaegne elamismudel kätkeb endas autosid, suvekööke, saunu. Tihti soovitakse autot tuua maja juurde, maja sisse. Siin me oleme otsustanud niimoodi reguleerida seda, et rannas me palume lahendada eraldi hoonetena neid funktsioone. Sisemaal on võimalik koos lahendada. See ei ole nüüd Lahemaa poliitika, pange tähele, vaid see on lihtsalt selle võistlusülesande püstituse omapära. See võimaldaks praegu luua siis sisemaale selle võistlusega suuremaid hooneid, kuhu mahub rohkem funktsioone sisse ja randa siis vastavalt rannakultuurile väiksemaid hooneid. Kuigi ehitud hoone mahub sama. Näitame veel nüüd asukohti. Lahemaa on ju Kuimiki küla seda. 60 küla. Võimatu on teha sellised tingimused, et nad peaks sobima päris igasse külla, igasse olukorda. Teatud tüüpi üldistusega peab see võistlus olema. Ja me oleme otsustanud määrata 2 ala rand, 2 küla rannast ja 2 küla sisemaa. Ja selleks, et arhitektil oleks mingisugune võimalus valida neid alasid. Need on 2 rannaküla kõigepealt, Hiiu-Aabla, Luminda Hoosaarelt ja konkreetne võistlusala ühe võistlusaluse õueala ära näitamisel. Nüüd võib tekkida küsimus, et mis krunt või kelle krunt see on ja miks siia lahendatud see on. Ja
ja miks tema võib, miks teised ei saa. Selle taustaks peab ütlema, et me vaidlesime pikalt tellijaga, ma nimetan tellija ära, see on Keskkonnaamet, täitja oli Arhitektide Liit. Vaidlesime pikalt selle üle, meie algne seisukoht oli, et see peaks olema konkreetne kinnistu, sest see haakub siis väga konkreetse kontekstiga. Samas teadvustasime, et kui liiga konkreetne kontekst on, siis tulevad ka võib-olla liiga täpsed ja konkreetsed nõudmised, on see siis omanik oma soovide ja nõudmistega ja elustiili ja ma ei tea, auguste arvuga. Nüüd, otsus lõplik on selline, et see kontekst on küla tasandil konkreetne, kuid kinnistud tasandil abstraktne. Ja siin te näete, et Kiiuabla kinnistut selle pildi peal ja tegelikult ei ole olemas. See on fiktiivne kinnistu ja nii on fiktiivsed kõik 4 kinnistut. Me kaalusime ka konkreetseid kinnistuid riigimaadelt otsida, kuid neid oli liiga vähe iseloomulikes kohtades. Ja me kaalusime ka erakinnistuid siia panna sellesse võistlusaladesse, aga me tajusime, et sellega võivad tekkida probleemid just inimliku kaduduse pinnal. Teine küla on Liinistu küla, see on valitud natuke teist tüüpi külastruktuuri ja tiheduse astmes ja selle tõttu orientatsioon merel on ka teistpidi. Eelmine oli siis läände, siin on Kirdesse ja siin on üks fiktiivne kinnistu, kuhu võib siis võistleja lahenduse teha. Järgmine kinnistu küla on Sisemaalt, Vanaküla, Ajaküla, mitte ainult Aja, võib-olla ei olegi, aga hajusam kui meie viimane Võhma. Ja siin on valitud kinnistu jõe ääres. Teame, et päris elus võib-olla selliseid tingimusi reaalselt ei Keskkonnaamet ega valla omavalitsus ei anna siia hoonestuseks. Kuid võistluseks tundus see inspireeriv ja võimalik koht. Ja viimane küla on Võhma. Me enne kuulsime, et see on täiesti kinni, see ei või midagi teha. Siis mõnes mõttes ongi, võib-olla kui see nii on, siis ongi hea, et selline abstraktne või üldistus laste, et see siiski on võimalik. Võib-olla siit koorub välja ka poliitikat muutev süsteem, ei tea seda. Igal juhul see on meie Võhma kinnistu, on väga, kes unistab Võhmale projekteerida maja ja ei saa, siis siin saab. Nüüd me koostasime võistlustingimusi talve ja need fotod on tehtud sellest kontekstist, talvisest kontekstist. See siin on Kiiuabla küla. Mõnes mõttes on see pilt vaes. Ta näitab ainult 2 või 3 värvi, väga vähe inimesi ja elu. Ja selles mõttes on see hea, et nad siin võistlustingimuste juures on mustvalged peaaegu lumised talvised pildid. Kui me neid pildistasime, siis me sõitsime oma kolleegiga, nimetan ära, Kaidi Õis on inimene, kellele ma olen suuresti tänuvõlgu, kes aitas neid võistlustingimusi koostada. Me sõitsime temaga päev otsa pildistamas neid kontekste. Ja võis mööduda, see oli argipäev, teise päev, ja võis mööduda see päev niimoodi, et meile vastu ei sõitnud ühtegi autot. Me sõitsime risti läbi Lahemaa, idast läände ja põhjast lõunas. Umbes nii. Ja see on oluline osa nüüd sellest võistlustingimustest selles mõttes, et nüüd tulebki see lõik, kus ma nimetan, et see ei ole ainult arhitektuuri ja ainult majade võistlus. See võistlus on visiooni konkurss selles osas, vähemalt me oleme nii sõnastanud oma võistlustingimustes, et me soovime kaasaegse või tuleviku elamismudeli kajastust arhitekti käest. Et
see on üks osa sellest võistlusžürii tööst ka, hinnata, kas uued ja kaasaegsed elamismudelid, millised need võiksid Lahemaal olla. Praegu ligi pooled Lahemaa majadest on suvilad, püsielanikke on majadest selgelt vähemus nendes külades. Muidugi on suvitamine üks võimalik viis ja on see siis nädalalõpu maja, see on ka ju elamine. Aga koos tellijaga on selgelt sõnastatud huvi sinna saada rohkem elanikke ja tegeleda siis elumajadega. Sellepärast see võistlus ongi ikkagi elumajade võistlus. Milline on siis tuleviku elamismudel? Vanasti see on ju teada, seda on pikalt ja palju uuritud, see oli üks talu. Ja talu suutis ennast majandada ülbitsevatest loodus- ja muudest ressurssidest, on see siis meri või põld. Kaasaegne elamismudel, põllupidamine sellisel kujul ei suuda majandada ja sissetulekut tuua sellises mõõtmetes, nagu ta vanasti oli. See lihtsalt ei tasu ära. Kaasaegne põllupidamine, te teate, on mitmekümne hektarine ettevõte. See Lahemaale teadupoolest ei sobi. Vähemalt nii on sõnastatud poliitikas. Kas on sellele, milline elamismudel võiks maal olla? Teame, et kui see on lihtsalt öömaja, siis see soodustab pendelrännet ja ei erine paljuski siis Tallinna eeslinnadest. Nüüd selline ülesanne siin on antud see on nüüd žürii ülesanne ka olla niivõrd pädev ja hinnata seda, kas elamismudeleid tuleb selliseid visioone, mida võiks Lahemaal rakendada. See on raske ülesanne, see on arhitektide ka ambitsioonikas ülesanne. Aga kes siis veel, kui mitte arhitekt? Siin on viimane slaid sellest elu võimalikkus maal, selle slaidi alla kirjutatud. See võistlus püüab küsida, kas elu maal on võimalik. Kaugemas reas näete hästi palju beebisid on siin pildi peal ja emasid. See adresseerib suuremat probleemi, see võistlus. Kus on need inimesed ja kust nad tulevad, kes sinna maale võiksid hakata elama? See on viimane slaid. Võistlus alab. Aitäh, Jaa Tiidemäe. Kas on küsimusi? Kus on koolimaja? Kus on koolimaja? Jah. Kui ei ole kooli, siis ei ole või vastupidi? Ja palun. Tänapäeval on see energiamärgis väga oluline, kui peab arvestada oma passiivmaja tootmisega. No nii palju tingimustes sees ka. Ja see on sõnastatud tingimustes, et see peab olema energiasäästlik kodu. Ja selge on, et need vanad majad, kui me samadest mõõtudes teeme, nagu vanad rehielamud on, siis kaasaegsed seinad on poole paksemad. Ja kui me jääme samade gabariitide juurde, siis paratamatult me ei mahu enam ära. See kokku maja kahaneb 30-40 sentimeetrit lihtsamaks. See peab kuidagi proovima ja suutma neid lahendada neid probleeme, nagu kaasaegne elamismudel sinna sisse mahuks. See puudutab katusepaksust ka. Rehielamud on ilma soojutuseta, õhukesed ja seal all ei mahu ju elama. Kaasaegne katus on 40 sentimeetrit paks koos soojustusega. See tähendab juba laiemaid hooneid, kõrgemaid katuseid. Kuidagi peab see sinna ära mahtuma. Samas mitte ülemine. Me oleme andnud kõrguspiirangud konkreetselt. Ja kuigi me alguses kirjutasime neid väiksemaid, siis vahepeal omavalitsuste esindajate ja vallaarhitektidega koostöös korrigeerisime neid natuke suuremaks, natuke kõrgemaks. Nad ei ole täiesti minimaalsed. Peaks mahutama selle kaasaegse elamise ära. Kuidas suhtuda vee ja kanalisatsiooni valele lahendusprojektides?
selles mõttes, et kas eeldada, et on näiteks oma kuupäev või eeldada, et on vesi tsentraalne, no tähendab selles mõttes ka see mõjutab teatud mõttes lahendust. Vesi, küte, ventilatsioon, elekter, mõnes mõttes asjad, mis peavad kohanema selle elamismudeli ja selle mahu ja hoonega. Väga selle põhjal maailma üles ei saaks ehitada. Ta pigem peaks selle järgi tulema. Mingi väga oluline sõnum oli veel. Vahepeal ära ununes, miks võistlus ja mis selle võistluse eesmärk on. See võistlus on auhinnad. See on auhinnaline võistlus. Aga tal ei ole ühte kõige paremat tööd, ei tule sellest välja. Vaid siin tuleb vähemalt 4. Žürii ülesanne on leida 4 võrdset esikoha auhinna. Ja vastavalt äranägemisele anda ka rohkesti eripreemiaid. Võistlusel on ka partnerid, akadeemia, veel 2-3. Kes annavad ka eripreemiaid? Eesti Vabaõhumuuseum. Nii, ja see võistlus on alguses anonüümne. Mingil hetkel selguvad võitjad, avatakse nime, siis ta enam ei ole anonüümne. Nüüd need parimatest töödest ja rohkematest on nüüd võistluse korraldajal ja Atletiiliidul õigus koostada tööde kataloog, näidiskataloog. Ja need, kes võitlevad tahavad oma nime ei häbene, siis nad peavad nõus olema, et ka nende nimed avaldatakse. Kuigi nad ei võitlenud. Mõnes mõttes see võiks olla seega selline väljund, see kataloog, mis viib kokku konkreetsed arhitektid, konkreetsete tellijatega, võimalikud tellijatega vähem. Jah, Elo, võtse. Ei ole küsimus, ma tahtsin nagu kommenteerida või natukene arutada, et neile konkursi tingimustele ei oleks vastanud August Holbergi kaunis maja. Et kas ei ole natukene paradoksaalne, et kui me siin praegu mõne slaidi peal siiski nägime neid nii-öelda Lahemaa pärleid, mis ei ole liiga tüüpilised, et nüüd ja tänasest päevast alates ühesõnaga võib Lahemaale ehitada ainult tüüpilisi maju. Sest Muksis August Holbergi projekteeritud maja ei mahu nende tingimuste alla. No ma võin vaielda. Kui te ütlete peast, kui kõrge see Holbergi maja on? Ei, ma ei ütle kõrguse järgi, vaid sellepärast, et kui võtta aluseks asuniku talu proportsioonid, siis on lubatud viilkatus. Aga meil on ka lubatud. Ei, aga Holbergi majal on kelpkatus. Meil on ka lubatud. Okei. Holbergi maja on vähemalt 20 meetrit kõrge. Jaa, ta on kõrge. Ta on väga äkiliselt viilkatus. Ja ta katusekalle on ka järgmine. Kus ma olen telpmaja ja telpkatus. See on võistlustingimuste koostamisel olnud korduvalt, mida lubab ja mida, aga toonitan, et see ei ole nüüd Lahemaa poliitika, vaid see on konkreetselt need võistlustingimused. Selleks, et saada võrreldavaid lahendusi. Mõnes mõttes ta püüab saada tõesti natuke keskmisi lahendusi. Jätame praegu need üksikud erandid välja. Me oleme jätnud spetsiaalselt välja sellised külad nagu Võsu, Käsmu. Need on juba peaaegu natuke alevis, kui ei ole niivõrd külamaastumas. Selleks, et saada, ja need vajavad nagu eraldi käsitlemist. Me oleme välja jätnud ka väga kõrged ja väga suured majad. See suur rehielam, mida ma näitasin Muksist, see ka ei mahu nendest tingimustes. Lihtsalt selleks, et saada võrdseid töid, mida on võimalik žürii hinnata. Nii et tegelikult võib Holbergi maja teha. Ja aga kas lihtsalt ei saa siis, et need, mis on paremad tööd, mis nagu hinnatakse žürii poolt, et äkki Lahemaa võtabki selle nüüd aluseks, et nii, nüüd rakendame ainult neid, kui me hakkame ehituslubasid välja andma. Et ei ole seda osta. Ma tahan selles suhtes kindel olla. See on selle konkursi, see on idee konkurss.
ja ma lihtsalt mõtlen, et ega liiga jäigalt ei hakka pärast neid me ei räägi praegu, see ei ole aluseks nii hakkab, see on see konkurs, mida ei ole tutvustada. Aga võib-olla siit võikski teha väikse ekskursi tagasi ajalukka, mis on nende konkurside tulemuse eesmärk on läbi aegade, et kui võtta, et meie taluarhitektuurikonkurss hakkas pihta tõesti Karl Robert Jakobsonist ja see oli aeg, kui Eestis osteti talusid päriseks ja oli probleem oli selles, et kuidas vabaneda nendest üksustest rehetubadest ja konkursi eesmärk oli saada rehest eraldi elamut. Et kui sealt nüüd ajast edasi minna, siis 20. aastatel, kui projekteerisid siis mitte just küll konkursina, aga riigi tellimusel siiski August Volberg, Erika Nõva, August Esop ja need teised siis asundustalusid ja 10 aastat hiljem siis Erika Nõva neid uudismaa asundusi. Et see oli järjekordselt riiklik tellimus, mida hetkel parasjagu vaja oli. Siis 40. lõpus oli konkurss taluelamute saamiseks selleks, et edendada nõukogulikku elu maal ja selle võitsid Esop ja Volberg, kui ma nüüd õieti mäletan, ja nemad tegid niisuguse traditsioonilise talu ja üks 10 aastat hiljem siis Eesti toonane esietnograaf Aleksei Peterson sarjas neid maapõhja selle eest, et see talu oli üledimensioneeritult etnograafiline, et oleks võinud olla kaasaegsem. 70-ndatel tuli meil see laine illusid antsusid ja kullipesasid, mis oli tellitud väga huvitav kihistus praeguses maa-arhitektuuris, mis siis pidi lahendama kolhooslike elutingimusi. 90-ndate alguses projekteeriti EKES, siis kui oli see tohutu kampaania, et Eesti talu ärgaku uuesti, siis EKE projektis üritati teha uusi taluprojekte, nendest küll suur osa jäi realiseerimata. Et nüüd meil on nagu järgmine laine, kui meil on võimalik üldse maale midagi konkursi korras või üldse tähelepanu korras projekteerida, et see on tegelikult harukordne võimalus arhitektide jaoks, arvan mina. Selliseid juhtumeid on sajandi jooksul vähe. Ühesõnaga sellele annavad hinnangu ja lapsed. Just. Aga kõik need erinevad lained, mis on nimetatud, need on ju kõik märgilised ja neil on oma kindel koht ja ükski nendest ei ole jäänud dominantseks Eesti maal. Aga kas nüüd on meil tegelikult vaba mikrofoni aeg? Kas keegi tahaks sõna võtta, ma võin katsuda opereerida ka kuidagi selle mikrofoniga? Et kas tahetakse veel küsida konkursi kohta ja ennekõike tahaks, kuna need tingimused on suhteliselt reglementeeritud, tahaks kuulda arhitektide arvamust, kas siin on antud konkursiga seatud liigseid piiranguid või on see täiesti aktsepteeritav enesestmõistetav, et piir on peal? Meil on olnud piirid alati. Sest et tänased muinsuskaitsjate ettekanded on olnud üha konservatiivsemad, eks oma tingimustes. Hiljem küll raputab pead, aga mulle tundus, et see oli küll hirmus konservatiivne, mida ta rääkis. Jah, kui siin vaba mikrofoni hetk on tekkinud, aga sa ütlesid lõpuks, et ma peaksin mitte siin lõpuks sõna võtma, et ma võib-olla siin vahepeal seoses Ave Paulus, siis Keskkonnaameti poolne selle projekti koordinaator. Tere ja tore, et teid siin nii palju. See, mis puudutab tingimusi, mul vahepeal jäi see Võhma küla meelde, et miks me seda üritust korraldame, kui Lahemaa ehitada ei saagi, väheseid talukohti on, mahud on väikesed. Selle sama arhitektuurikonkursi raames või üldiselt saab kohe kõikidele vastata. See, et näiteks Võhma külas uusi talukohti luua ei saa, ei tähenda, et seal oleks ehitamine kinni. Selle sama taluõue piires saab uusi abihooneid, uusi elamuid ja see sama konkurss oma eluhoone ja abihoone mahtude mängudega. Võhma küla on ka üks sellistest, kus on paearhitektuuri jälge kõvasti sees, et see kasu on meil ikkagi seda tüüpi
uusarhitektuursete lahenduste tarvis vana talu piires. Teine küsimus on see, et kas need mahud piiravad, et kas Volbergi tüüpi elamu oleks sobinud, et nende külade konkreetsed mahud on analüüsitud ja just nende külade maksimaalselt väärtuslike, meil on see kuskil 30-ndates, need mahud on analüüsitud ja arvestatud sinna sisse. Et kui meil oleks Muuksi küla puhul tegemist on, võib-olla oleks läinud siis 8,5 peal, kõrgem ta ei ole. Et kusjuures ma ei tea täpselt, 8 ja 8,5 peal vahel peaks olema, mis tähendab, et nende näidiskülade puhul on kõik need mahud läbi analüüsitud. Kolmandaks, see, mis puudutab näiteks koole, seltsimaju, et külad on ka selles mõttes representatiivsed, et Piinistul on näiteks kool, Põhmas on seltsimaju, need mõtted, mis võivad selle küla elu puhul tekkida. Ja kõikide külade puhul on erinev materjalikasutus, et neid võimalusi, kuidas sellele võistlusülesandele läheneda, on arhitektil tegelikult hästi palju. Et mis tal selle mõtte tekitab, on teine asi. Ja see tulemus ei pea olema, nagu Hiljem ütles, hall, neutraalne maja. Et me ei tea, mis selle tulemus on. Et see ongi kõige põnevam selle juures, et ei oota välja neutraalseid ainuksi. Või sa ütlesid midagi taolist, et me sellega kinni ei pane, et kõige parem ongi selline lihtsalt vorm ja klaas. Et see ei pruugi üldse nii olla. Et see sõltub ka materjali kasutusest ja detailidest ja kõigest sellest, millest vanaväärtuslik taluarhitektuur sõltub. Et praegu on meil võimalik uues võtmes kõiki nii detailidest kuni materjali kasutuseni ja maastikupaigani tegelikult selle ülesande raames arvesse võtta. Et ta ei pruugi panna kinni ja need visioonid, mis tekivad, selles mõttes on, kuna me ei otsi tüüpprojekte siin puhul, vaid eskiislahendus võimalikult paljude head, üldse sellise mõtte tekitamist 21. sajandi maakodu osas, et ei tea, mis sellest saab, jah? Jah, aga siin... Partnerite nimekirja tean ju mina. Partnerid peale 4 peaauhinna panevad eriauhinna välja Muinsuskaitseamet, Eesti Vabaõhumuuseum, Säästva renoveerimise infokeskus, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Paeliit. Võib-olla nimekiri võib täieneda. Ja just lähtuvalt endale olulistest maastikustest kriteeriumitest, nii et ja kohalikud omavalitsused, millest on mul kõige parem meelde. See oli esimesed, kelle poole ma pöördusin, et Vihula ja Kuusalu vald, kes tegelikult sisuliselt tegelevad nende piirkondade külade elu